jõuluküla parimasse kooli! Meie kool asub looduskaunis kohast Pärnust kõigest 13 kilomeetri kaugusel. Ullu koolis töötab 30 töötajat ja õpib 173 õpilast. Meie koolis on uhiuus garderoob ja iga õpilane saab siin enda asju ja sõpru turvaliselt hoida. Aga treppidel palun rahulikumalt liikuda. Igal reedel toimub meil õue vahetund. Kas te mäletate, kui me sügisel võitsime endale siseliikumisraja? Tulite minuga siseliikumisrada läbima? Läksime? Millised lõhnad! Ei jõua ära oodata, millal kokandustunnid pihta hakkavad. Väga hea, jõudsitegi robotikaringi. On mõnes lahe värk? Kill käis, me peame olema teises kohas. Siin veel tehakse, mis imelik atribuut see veel on. Kas siin saab katseid teha? Täna õpime, kuidas ehitada. Mis selle nimi oli õpetajaga? Goldbergi masin on selle nimi. Tere lapsed, tulite kergejõustikutrenni? Tahame ju ka TV10 olümpiastardil osaleda. Väga hea, minge soojenduseks jookske üks ring. Me läheks hoopis tenniseväljakule seni, kuni teie siin oma jooksmist harjutate. Tere! Me tulime tüdrukutele kingitust tegema. Meie koolis on kõik tegijad. Papilomaks väike ilves, sest et meil ei meeldi kirves. Papilomaks väike ilves, sest et meil ei meeldi kirves.
palju, seda laulaks veel kord valjult, et meid kuulaks hästi palju. Seda laulaks veel kord valjult, et meid kuulaks hästi palju. Seda laulaks veel kord valjult, et meid kuulaks hästi palju. There's a place I have found in the shade on the ground, far
from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. No one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms.
tere tulemast Pärnu Raeküla kooli. Meie kooli logo on meie kooli nimesilt. Meie kooli slogan on me ei õpi kooli, vaid elu jaoks. Ja sellega me siin kõik koolis tegeleme. Miks meie kooli tulla? Sest meie kool on äge. Mis teeb selle kooli ägedaks? Meie õpilased, meie õpetajad, meie vanemad, meie sõbrad. Ja see, millega me päevast päeva tegeleme, seda on väga-väga palju. Meil on väga ilusad koolihooned. Siin majas õpivad esimese ja teise klassi õpilased. Nüüd vaatame, mis siin majas ka seespool on. Mida siin vahetunnis teha saab ja kuidas siin õppimine käib? Tundub, et siin õpitakse midagi huvitavat. Siin majas õpivad kõik ülejäänud õpilased. Meil on loodus, meil on mets, meil on spordirajad. Ja see võimalus sporti teha teebki selle oluliseks, et meie lapsed saavad mängida jalgpalli, mängida tennist. Meil on purjetamine 4. klassides, meil on ujumine 2. ja 3. klassis. Aga peale spordi on meil olulisel kohal kultuur ja kultuuri osa on laulmine, tantsimine. Ja vist ei ole ühtegi ei Pärnu ega ka Eesti laulu- ega tantsupidu mööda läinud nii, et meie koorid ja tantsurühmad seal ei osale. Mis siis meie kooli veel põnevaks teeb? See, et me armastame loodust, me oleme looduse keskel, aga me käime ka väga palju õpirännetel ja õpireisidel. Õpireisidel Eestimaal ja ka väljapool Eestit. Aga meie reisid, meie õpilaste reisid on viinud meie õpilasi nii Ungarisse, Saksamaale, Prantsusmaale, Hispaaniasse, kus siis on võimalik olnud oma eakaaslastega rääkida sellest, mis on oluline. Teadmistest, õppimisest ja oma tervisest. Ja nüüd oleme me liikumas järgmistele tasanditele. Meil on koolis juba toimunud oluline muutus õpetamises, õpikäsitluses. Meil on igapäevaseks saamas robootikavahendid, meil on eraldi ring tüdrukutele, kes tegelevad tehnoloogiaga. Millest meid siis ära tunda? Loomulikult meie sportlikud tulemused on head, meie tantsimise tulemused on head, laulmise tulemused, aga meil on ka oma koolivorm. Tegelikult päris vormi meil ei ole, meil on osa sellest. Meil on koolivest ja pidulik vorm must-valge, mida toetab siis see tume koolivest. Siis meil on koolipäevik. Koolipäevikus on kõik oluline informatsioon. Ja meil on veel koolipluus ja koolipolo, mida me saame kanda siis suvisel ajal. Ja nüüd me võiksime minna mööda koolimaja vaatama, kuidas meil kõik tegelikult toimub. Kuidas meie tunnid toimuvad ja kuidas meil õpilased mängivad tennist ja jalgpalli. Piilume nüüd siia klassiruumi sisse ka. Ole hea, Ken, kustuta siis tuled ära ja siis me saame nukitsame Vilmi hakata vaatama. Ärasel jõumine niimoodi kiusata. Kolmas lahtel temperatuur. Kui ma tegin Pärnu kohalt lahti, siis sa näed, et õhutemperatuur näitab meil siin -6,6 kraadi.
et märgi endale sinna ära -6,6 kraadi. Raeküla koolis on spordiklass, kus te saate mängida tennist ja tunnid toimuvad meil Pärnu tennisekeskuses, mis asub Tammsaare teel. Sinna te saate siis tulla bussiga ja bussiga tulekut me siis harjutame ka. Ja tennisest, kui üleüldiselt rääkida, siis tennis on selline väga tore spordiala, et kui sa selle oled korra selgeks saanud, siis saad seda mängida nüüd kuni terve oma elu. Et otsid endale ühe kaaslase lisaks ja saadki veeta toredalt siis sportlikult aega. Ja kui te hakkate nüüd käima siin tennisetundides, siis esimesed aastad on meil treeningud hästi sellised toredad, et me ei tee nüüd väga palju ainult tennisetrenni, vaid üritame teha võimalikult palju toredaid erinevaid mänge. Ja mida enam siis aasta edasi läheb, seda rohkem siis pühendame tennisele. Nii et kui olete nüüd kooli lõpetanud, siis kindlasti on see tennis juba teil päris hästi selgeks saanud. Mina olen Indrek Joost, olen Raeküla kooli jalgpalliklasside õpetaja. Hetkel lõppes just saalis 2. ja 3. klassi tund. Pöörasime tähelepanu väga lõbusatele harjutustele, mis lastele väga meeldis. Julgustan lapsevanemad teid kõiki, kes Pärnu linnas elavad, panna oma laps just meie kooli, Raeküla kooli, sest jalgpall on lõbus mäng ja jääb lõbusaks. Sügisel näeme. Pärnu Kuningatänava põhikool on integreeritud põhikool, kus õpivad koos normintellektiga õpilased ja ka hariduslike erivajadustega lapsed, kes vajavad erituge, eriõpet ja erimetoodikat õppekava täitmiseks. Pärnu Kuningatänava põhikool sündis 90. aastate alul, siis kui toimusid väga suured muutused Eestis seoses Eesti taasiseseisvumisega ja totalitaarsest režiimist väljumisega. Selles majas õppis 125 haridusliku erivajadusega last ja selle maja peal oli silt abikool. Need lapsed, kes siin majas õppisid, olid ääretult sildistatud. Nad ei julenud oma maja peauksest tulla sisse, sest siin oli silt abikool. Lapsed olid ja vanemad olid äärmiselt õnnetud. Ja ühel päeval tulid need lapsed minu juurde ja ütlesid, et õpetaja, kas meist tulevad abiinimesed? See oli esimene märk, et ka Eestisse on jõudnud aeg, kus ei ole võimalik ega vajalik ega ei tohigi sildistada inimesi. Meie sõpruskoolid olid Soomes, Rootsis, Vaasas ja seal elati ammu teist elu. Inimesed olid Kõigil oli õigus olla inimene siin päikese all, saada võimete kohast haridust vastavalt oma võimetele ja oma tugevustele ning nõrkustele. Esimene asi, mida me tegime, me võtsime ära maja pealt sildi abikool. See aitas kaasa sellele, et õpilased hakkasid tundma ennast paremini. Keegi ei öelnud neile, et näed, ta käib selles punases koolis ja seal ei ole vist kõik päris terved lapsed. Nende enesehinnang oli ääretult madal ja nad põdesid psühhosomaatilisi haiguseid, sest nad peitsid kogu aeg ennast nende teiste tavaliste inimeste eest. Need lapsed, kes siin õppisid, nende haridustee jätkub tavaliselt kutsehariduses, nad õpivad omale ameti. Aga kutsehariduskeskuses olid ka tavalapsed, kes läksid õppima peale tavapõhikooli ametit. Ja meil oli siht silme ees, et need lapsed peavad õppima omale ameti, peavad saama võimaluse leiba teenida, aga nad pelgasid väga tavainimesi, nad pelgasid tavaõpilasi, kartes, et neile saab osaks alandus, näpuga näitamine. Nad olid tulnud klassides, kus nad olid olnud koos tavalastega ja nad olid saanud seal haiged, sest nad vajasid teistsugust õpet
nad vajasid erikohtlemist, nad vajasid teistsuguseid õpetajaid, eripedagooge. Ja meie kool tegutseb Erasmus Plus projektides. Need on siis Euroopa sisesed koostööprojektid teiste Euroopa riikide koolidega. Ja meie kool hetkel osaleb 5 Erasmus Plus projektis. Terve koolipere 100% õpilastest on meil kaasatud. Ja võib-olla kõige tähtsamaks projektiks neist ma pean meie projekti nimega Today Alone, Tomorrow in a Team Creative Learning for an Inclusive School, mille projekti peakoordinaatoriks on siis ka meie kool. Ja selle projekti raames siis meie õpilased võitlevad koolikiusamise, tõrjumise, narrimise vastu koos siis teiste õpilastega partnerkoolidest Makedooniast, Rumeeniast, Türgist, Hispaaniast ja Itaaliast. Selle projekti raames õpilased siis on koos teinud näiteks plakateid, mis kutsuvad üles märkama abivajajad, toetama abivajajad, seisma vastu koolikiusajatele. Oleme teinud koolivägivallast näidendeid, neid lavale toonud ja teinud kiusamisvastase sloganiga või sõnumiga tee särke ja tasse, nii et kõik õpilased on meil kaasatud. Kaasava hariduse ja selle kooli tegemine ei olnud lihtsalt see, et me võtsime tavaklassi, vaid algas sisuline töö. See kaasava hariduse kõige suurem raskus on sisus. Me integreerisime igal aastal ühe tavaõpilaste klassi hariduslike erivajadustega õpilaste klassi juurde. Mis muutus? Muutus see, et muutusid väärtused. Siia tulid need inimesed, nende perede lapsed, kes suutsid pakkuda ka endast erinevale inimesele soojust, hoolivust, arvestamist. Ja mina loen Eesti riigi taasiseseisvumiseks seda hetke, kui muutus inimeste arusaam ja mõtlemine teisest inimesest, enasest erinevast inimesest, kui hakkas toimima mitte totalitaarsele riigile omane, et kui keegi on minust erinev, siis peidame tema ära, viime tema metsa sisse, ärme ütleme, et meil need on. Ka erisustega lapsi sünnib igal ajal, igas riigis ja see lihtsalt nii on. Ja need lapsed on ääretult heatahtlikud. Nad on, kui nad ei ole väga akadeemilised, siis on nad väga loovad, joonistavad, laulavad ja on suutelised õppima ka eriala kutsehariduskeskuses. Nad on harjunud olema koos teistega. Nad ei ütle enam sõna, aga seal on need teised. Nad on samasugused inimesed kui teised õpilased, kes lähevad kutsehariduskeskusesse omandama ametit. Nad käituvad täpselt nii, nagu tavalapsed, ega puu ei täienda puuet. Me õpime siin koolis iga hetk, kuidas olla koos üritustel, kuidas teha spordivahetundi, kuidas teha koori, kuidas teha pidustusi. Me õpime üksteiselt. Selle kooli kõige suurem väärtus on tolerants, väärikus ja üksteise toetamine, arusaam, et looja on loonud meid kõik erinäoliseks, aga meil kõigil on õigus õppida, olla lugupeetud, olla kaasatud, olla hoitud. Ja mida on õppinud siis need õpilased, kes on siis tavaklassides, nemad on õppinud seda, kuidas toetada. Kuidas väikesed asjad õpetavad seda last, kes on sündinud sinust teistmoodi. Mida sa saad teisele pakkuda, tehes väga väikeseid liigutusi koolipäeva jooksul. Kui laps on klassiruumis nii, et teda ei panda tähele ja ta tahaks olla madalam kui muru, peaasi, et õpetaja mind ei küsi, sest ma ei oska nii vastata nagu teised, siis me ei räägi kaasamisest. Me räägime kaasamisest siis, kui õpetaja märkab last, kui on lapse jaoks eriõppekorraldus, kui meil on lapse jaoks tugisüsteemid, mida me rakendame ja kui laps tuleb siia hommikul rõõmsa näoga ja läheb õhtul koju rõõmuga ja kui vanemad on meiega rahul, siis on kõige suurem tunnustus sellele koolile. Mul on 3 last selles koolis, vanem laps on Kuningakooli juba lõpetanud ja 2 last käivad praegu siin koolis. Kuningakool on just see kool, kuhu tahaks oma lapse panna. Minu lapsed sattusid siia küll väga juhuslikult,
aga see on see kool, kus lapsevanemana mina näen, et ühtegi last ei jäeta üksinda oma murega ja ühtegi peret ei jäeta üksinda oma murega, mis on veel olulisem. Sest kui lapsevanem tahab oma last toetada, siis see ei ole alati nii lihtne, kui lapsel on suured mured. Kõige parem näide minu jaoks minu arvates on individuaalne tunniplaan, mis tehakse nii, et sellel lapsel oleks hea. Et see laps saab vastavalt oma võimetele, oma oskustele ja oma hetke emotsionaalsele olukorrale koolis käia ja et tema haridustee ei katkeks sellepärast, et tal võib-olla on emotsionaalselt raske koolis käia. Üks meie eripedagoog arenguvestlusel ütleb nii, et ma ütleks Lennart Meri sõnadega: istun vaikselt autonurka ja naudin seda hetke, mis on praegu, ma olen selles hetkes õnnelik. Aga tead, ma olen siin koolis iga hetk õnnelik oma lastega ja õpetaja töötab väga raskete lastega. Koolipedagoogid, õppeprogramm on töötatud välja väga hästi. On arvesse võetud individuaalselt iga lapse arengut, arvestades nii psühholoogiliste vajadustega, arvestades mahajäävustega. Sportlike huvide osas on välja töötatud ka vastavalt lastele oma programmid, kellele jooga, kellele tantsutunnid. Et meie lapse saabsid kõik vajadused rahuldatud. Kool on sõbralik ja ilus. Me peame leidma võimalused iga lapse õpetamiseks tema võimete kohaselt. Viima edasi tema tugevusi ja toetama tema nõrkusi. Hariduse uued suunad on iga õpilase oma õpitee, erinev õpitee, et vastavalt tema võimetele, tema eeldustele, tema tugevustele ja nõrkustele luuaksegi lapsele temale sobiv õppekava, temale sobiv õpperada, et leida omale siis elus see õige tee, kas on see kutsehariduskeskus, on see gümnaasium põhikoolist rääkides või on see hiljem kõrgkool. Et kaasav haridus on tulnud selleks, et jääda, aga küsimus on selles, kuidas seda läbi viia. Lihtsalt koos olemine ei ole kaasav haridus. Sisuline töö iga lapsega, iga perega on sisuline kaasav haridus. See ei ole kerge, aga see on tehtud. Tere tulemast Pärnu Koidula gümnaasiumisse, kooli, kus aastatel 1854 kuni 1861 õppis Liidia Koidula. Kooli, mis peagi tähistab oma 290. sünnipäeva. Tervist, õpetajatest! Tere! Mitu aastat teie Koidula gümnaasiumis töötanud olete? Sellel kevadel lõpeb 35. Rääkides Koidula gümnaasiumist, ei saa üle ega ümber meie õpet toetavatest tehnilistest võimalustest. Meie kooli õpilastel on võimalik kasutada erinevaid laboreid, füüsika, keemia ja bioloogia laboreid, mis on väga kaasaegsel tasemel sisustatud, kus toimuvad ka siis regulaarsed tunnid ja praktikumid. Meie kooli õpilastel on vaba aja veetmiseks võimalik valida ligi 25 valikaine seast. Tegeleda saab nii pillimängu, kunsti, võõrkeelte õppimise, robootikaga kui ka segakooris laulmisega. Õpetaja Press, millised on selle kooli traditsioonid? No kõige vanem traditsioon on vist Koidula kooli konverents. Siis on tõrvik rongkäik Koidula sünnipäeva. 30 aastat on olnud Koidula kooli lauluvõistlust, luulevõistlus. Samuti on meil kõik võimalikud sportimisvõimalused siin koolis olemas. Meil on õues täismõõdustaadion, sees on suur võimla, aeroobikasaal ja isegi jõusaal. Meie koolist on tuuletiibadesse saanud nii arste kui teadlaseid, nii näitlejaid kui kunstnikke. Ere näide sellest on sõna otseses mõttes kõrgustesse tõusnud Kristo Ment, kes Harvardi ülikoolis on avastanud 7 planeeti. Tark olla on tark, on meie kooli hüüdlause. Loll olla on loll, seepärast siis olgem kõik targad.
tere! Tulin oma vana kooli vaatama. Marta lubas näidata, ehk näitate. Jaa, vaadake rõõmuga ringi. Marta näitab, kuidas me täna toimetame. See tund on nüüd küll nässus. Ei need maha rahune. Nojah, mõnes klassis ei ole nii palju lapsi. Ja jäidki vaikseks. Uskumatu kogu see kamp. Ja tegelikult me õpime üldsegi igal pool raamatukogus, õues, lihtsalt koolimajast väljas. Jaa, aga mina pidin istuma kogu aeg oma pingis. Mida siin õpitakse? Minu ajal oli siin kelder ja siin hoiti talvekalkulid ja porgandeid. Nüüd on siin bootika ja arvutitunnid. Meil pidid omal ajal olema ikka pliiatsid ja paberid. Seda meest ma mäletan küll. Natuke kondiseks jäänud teile. Need on kõik sinu omad või? Ei ole. Võiks olla ju. Oi, ma mäletan, kuidas ma nagu sopsin üle kitse hüppasin. Nüüd me tantsime ja mängime palli. Püüa. Marta, näita mulle meie aulad ka. Meie ajal see küll nii ilus ei olnud. Ühe tegelase tahaks veel ära vaadata. Vaatame, kas on alles. Alles jah, sunnik. Kummitab väga meesti veel. Sina jõuad kindlasti elus edasi, sest kool on sul aus. Meie koolis on palju erinevaid kursuseid, nagu näiteks arhitektuurikursus, kus me saame väga head teadmised ja makette. See siin on tehtud koos rahvusvaheliste projektide inimestega koos ja antud projekt sai ka rahastuse linnavalitsuselt. Koolis on mugane õpikeskkond, kus saan tunda end koduselt. Well, how about the current climate action in your country? Tšau, mis sa teed siin? Ma olen kõnespäev Hispaania õpilasega Erasmus Plus projektina. Oh, can I say hi? Say hi! Hey there! Üks suur pluss on see, et õpilastel on võimalik valida valikaineid, mis neile endale meeldivad. Eks õpilaste seas on kõige populaarsem arhitektuur, majandus, riigikaitse, sport, koor, projektitöö ja bioloogia. Ja näiteks mina valisin prantsuskeele, koori, arhitektuuri ja projektitöö. Minu vaieldamatuks lemmikuks osutus prantsuse keel tänu oma paindlikule õppekavale. Aga mina valin järgmine aasta kosmoloogi ja keemia. Aga mina valisin endale see aasta sotsioloogia, sellepärast